Nii, tere pärastlõunat kõigile. Ma pean tunnistama, et päris raske on pärast nii raputavat ettekannet muuta natuke teemat ja edasi rääkida. Olete valmis edasi minema? Nägin vähemalt paari noogutavat pead. Nagu öeldud, mina olen siis Kristiina Treial ja oma igapäevases elus olen ma peamiselt õpetajakoolituses tegev, aga nüüd ka viimased 2 aastat tõsisemalt tegelenud ühe sellise, päris ausalt öeldes vist igaüht meist ühel või teisel maal puudutava teemaga nagu kiusamine. Ja see kiusamise teema tänases päevakavas tundub olevat esmapilgul võib-olla natukene võõrkeha. Kuna need eelnevad ettekanded on hästi tugevalt olnud just seotud seksuaalse väärkohtlemise, seksuaalse ärakasutamise teemaga. Et miks nüüd järsku mingisugune kiusamine? Sellest räägitakse nii palju igal pool, et see tundub olevat nii tavaline asi. Aga kas ikka on? Ehk siis tegelikult, kui me hästi sinna kiusamise nähtuse sisse vaatame, siis ka see, millest eelnevalt siin olete kuulnud, teatud tingimustel võib kanda nimetust kiusamine. Kuigi me tavakõne mõttes mõtleme, et see on midagi kergemat, midagi igapäevasemat. Ei pruugi olla. Ja oma tänases ettekandes toon ma siis just nimelt ühelt poolt võib-olla avan Pandora laeka, tuues mängu mõiste kiusamine, mida küll teadlased on püüdnud defineerida, aga kui me vaatame õigusaktidesse, siis sealt me niisugust mõistet sellisel kujul ei leia. Ja toon järjest rohkem sisse just ka eakaaslaste rolli. Eakaaslaste rolli, miks lapsed kannatavad, miks nad kannatavad kodus ja millistel juhtudel nad võivad jõuda nii kaugele, et nad tegelikult otsustavad kodust lahkuda. Palun andke mulle käega märku, kes teist oma elu jooksul on puutunud kokku kiusamisega, nii nagu te seda praegu mõistate. Aitäh. Kes on ise olnud kiusajad? Kes on olnud kannatajad? Just nimelt. Ehk siis iseenesest kiusamine oma olemuselt on niivõrd lai mõiste, et ühel või teisel moel ta tõesti on mingil hetkel puudutanud meid kõiki. Kuni selleni välja, et näiteks värskemad uurimused selle kohta, kellest võiks saada kiusaja või kellest võiks saada kiusamise ohver, eriti kui me räägime sellest, mis toimub koolimaja seinte vahel, siis on jõudnud järeldusele, et põhimõtteliselt igast lapsest võiks saada kiusaja või igast lapsest võiks saada kiusamise ohver, kui on halbade asjaolude või heade asjaolude või soodsate asjaolude kokkusattumused. Nii et see on tõesti selline asi, mis meid igaühte võib üsnagi lähedalt puudutada. Aga kiusamine, ma ütlen teile kohe ennatlikult ära, on ka väga mitmetahuline nähtus ja väga erinevate raskusastmetega. Kui me võtame näiteks ühe tütarlapse, kes on olnud tavaline koolitüdruk, rahulikult käinud 1. klassi, 2. klassi, pole kunagi eriliselt populaarne olnud ja siis järsku juhtub midagi. Tuleb keegi uus klassi. Mingil põhjusel on ta välja valinud nüüd selle meie tavalise tüdruku. Ja juhtub niimoodi, et iga päev mõnitatakse, alandatakse, vahetunnis pannakse WC-sse kinni, kuni selleni välja, et üks päev vahetunnis WC-s välgumihkliga tekitatakse sulle nii-öelda ilumärke. Mis sa tegema hakkad? Kas sa tahad minna kohta, kus sind iga päev mõnitatakse, kus tekitatakse sulle ka lausa füüsilist valu? Ei, sa hakkad vältima seda kohta. Ja päris tihti juhtub niimoodi, et lapsed, kes kiusamise all kannatavad, hakkavad kooli vältima. Nad ei lähe sinna lihtsalt. Aga nad ei julge ka kellelegi asjast rääkida, sellepärast, et neid on ähvardatud. Kui ma räägin kellelegi, läheb asi veel hullemaks. Või tehakse äkki kellegi kallile veel liiga. Ma pean kaitsma ennast või oma lähedast. Ja siis ma ei lähe kooli. Aga sellest tulevad pahandused, sest meil on kooli kohustus. Saan õpetajate käest õiendada, koolijuhi käest saan õiendada. Keegi võib-olla üritab minuga rääkida ka, aga ma ei saa ju. Vanemad kutsutakse kooli. Vanemad on ka pahased.
Nad pole üldse mind kunagi eriti mõistnud. Ja nüüd see jama ajab asja ainult hullemaks. Ja nüüd takatipuks tuleb veel käskiri ka põhjustata puudumiste pärast. Ja nüüd on see koht, kus minu mõõt on täis. Kooli ma enam ei lähe. Aga ma koju minna ka ei saa, sellepärast et pärast viimast direktori ja lapsevanemate vahelist vestlust ähvardas mu kasuisa, et ta viskab mu lihtsalt kodust välja, kui ma oma kohustust ei täida. Ma reedutan linnas. Õnneks on mul Veiko. Ma olen tema juures. Mis homme saab? Ma ei tea. Või täiesti tavaline väike poiss. Hakkab lähenema teismeeale. Kodus on vend. Elame samas toas. Aga tegelikult see ei ole minu ruum, see ei ole enam minu kodu, sellepärast et seal on vend, kes peab mind horjaks. Kes teeb minuga igasuguseid asju, mida ta heaks arvab. Kasutab mind poksikotina. Ta on lihtsalt minust niivõrd palju tugevam. Ja mida minu ema selle peale ütleb, on ainult see, et poisid, võtke vaiksemalt. Kõik vennad ragistavad oma vahel, on nii. Ja? Aga mina magan vahel öösiti põrandal või istun kapis kinni. Ja kui ma lähen kooli, siis on seal samamoodi mu vend. Seal on tema sõbrad ka. Ja miks siis mitte kasutada ma väiksemat venna bussipeatuses tuhadoosina? Ühesõnaga asjad on nüüd sellised, et ma kõnnin nii palju kui võimalik linnas ringi. Katsun mitte minna kooli, katsun mitte minna koju, sest seal on valus. Ükskord jäin ööseks ka ära. Tulemuseks oli koduarest. Kiusamine. Ehk siis need kaks lugu. Need kaks lugu on kokku pandud põhimõtteliselt nende erinevate oluliste märksõnade põhjal, mida uurimused toovad välja ühelt poolt kaaslastega seotud koolis toimuva kiusamise seostest kodust põgenemisega ja teiselt poolt kodus toimuva õdede-vendade vahelise kiusamise seostest kodus põgenemisega. Et siit käivad läbi mitmed tüüpilised jooned. Mis asi see kiusamine siis on? Nüüd te tõenäoliselt juba nende lugude põhjal ka aimate, et tegemist on millegagi, mis ei juhtu kogemata, mis on igal juhul tahtlik. Ja kusjuures, kui me räägime koolis kiusajatega või kiusamisest, siis hästi tihti kiusaja või see, kes neid asju teeb, ütleb, et aga me tahtsime nalja teha. Jah. Aga sa tegid seda ikkagi meelega ja kui sa nüüd teed stoppi ja natukene järgi mõtled, kas oli ikka naljakas? Kas temal oli ka naljakas? Ehk siis tahtlikkus on seal igal juhul, see ei ole kogemata tehtud asi. Ja hästi lihtne loogika ütleb seda, et kui asi on tahtlik, siis on võimalik seda ka mitte teha. Sa omad kontrolli selle üle. Millegi pärast oled tahtnud niimoodi. Kiusamise puhul me räägime korduvusest. Ehk siis, kui vahel küsitakse, mis vahet on a la vägivallal ja kiusamisel, siis vägivalla puhul me rahuldame ka ühekordse aktiga, et on juhtunud üks kord. Kiusamise oluline tunnuskriteerium on see, et seda asja on juhtunud vähemalt 2 korda või enam. Ehk siis tegemist on asjaga, mis kordub. Ja kuna ta on korduv, siis võib üsna ruttu tekkida selline nii-öelda abituse ring ja tunne, et sellest ei ole väljapääsu, see on lõputu ja kogu see mõju, see kahjulikkus süveneb. Ja uurimused näitavad ka seda, et mida pikaajalisema kiusamisega on tegemist, seda katastroofilisemad tagajärjed tegelikult on nii kannatajale kui ka tegijale. Ehk siis tegemist on kahjustamisega. Ja mis on kiusamise puhul veel hästi oluline tundemärk, mis ka siin eelnevalt tänastes ettekannetes läbi on käinud, on see, et tegijaks siiski on millegi poolest rohkem jõudu üleolekut omav inimene. Ehk siis on jõudude ebavõrdsus. Milles see jõudude ebavõrdsus täpsemalt seisneb, sõltub nüüd olukorrast. Ehk siis kiusamises, mida me näiteks koolis laste vahel näeme või kodus õdede-vendade vahel näeme, on see, et see võib olla näiteks ühelt poolt füüsiline tugevus, aga teiselt poolt ka näiteks parem sõnaosavus, rohkem sõpru. Et tegelikult võib see üleolek olla väga mitme eri näo poolest. Ja kui tavaliselt arvatakse, et näiteks koolis kiusaja
võib olla selline, ongi selline agressiivsem tüüp, kes tahab kõigile jõuga peale lennata, siis tegelikult kiusajaid on ka väga rafineerituid. On teismelised, kes manipuleerivad suhetega. Ehk siis on erinevad kiusamise liigid, erinevad vormid, erinevad kanalid, mille kaudu kahju tehakse. Ja uurimused näitavad näiteks seda, et näiteks teismeliste hulgas kasutataksegi kiusamist päris osavalt ära oma enese sotsiaalse positsiooni kergitamiseks või selle positsiooni säilitamiseks. Ja seega me leiame tegelikult kiusajate hulgast või õigemini populaarsete õpilaste hulgast neid, kes tegelikult on samal ajal ka päris tõsised kiusajad. Täiskasvanud neid ei märka. Täiskasvanud teaks on nad väga viisakad ja korralikud lapsed. Neil on head sotsiaalsed oskused, aga nad kasutavad neid kurjasti ära. Nii et kiusajaid on väga mitmenäolisi. On lihtsalt tugeva domineerimisvajadusega, jõulisi, agressiivseid, aga on ka väga nutikaid, sotsiaalselt osavaid. Mida me näeme? Me näeme füüsilist kiusamist, me näeme sõnadega liiga tegemist, ähvardamist, mõnitamist. Me näeme suhetega seotud kiusamist. Ehk siis sõprade äravõtmine, kuulujuttude levitamine, manipuleerimine. Minul praktikas üks lugu selline, kuidas 3. klassi poiss ütles oma klassivändadele, et kui te selle teise poisiga siin klassis suhtlete, maksate mulle, tollel ajal olid veel kroonid, 10 krooni trahvi. Toimis. Päris mitu päeva toimis, enne kui täiskasvanud asjale eale said. Ja otse loomulikult küberkiusamine. Et just ka eelnevatest ettekannetest läbi käinud seksuaalne väärkohtlemine internetis, aga ka muud taolised halvustavad tegevused või see klipp, mida te vahetult ennem nägite targalt internetis. Et see just nimelt puudutab küberkiusamist. Ehk see on siis kahju tekitamine kasutades ära moodsaid IT-vahendeid, telefone, internetti. Nüüd, mida uurimused näitavad, on see, et küberkiusamine eksisteerib harva eraldiseisvalt. Ehk siis ennekõike me näeme küberkiusamist kas koolis või muudes suhtlemisringides toimuva pikendusena. Ja tänu sellele on meil võimalik tegelikult ka nendel juhtumitele võib-olla ka paremini näppu peale saada, kui me teame, et see asi kordub erinevates keskkondades, koolis, internetis. Ja mida veel on praeguseks hetkeks teada, et tegemist ei ole mingisuguse üksiksepisoodide jagaga, vaid kiusamine tegelikult oma olemuselt on düsfunktsionaalne suhe. Teatud tüüpi suhe osapoolte vahel. Ehk siin on just nimelt see korduvuse aspekt väga olulise tähtsusega. Kui on üks juhtum, on üks trauma. Kui mul on korduvad juhtumid, kui mul on ahistav suhe, siis see trauma kordub ja tagajärjed võivad olla väga tõsised. Ja isegi kui see tegu ei ole väga tõsine, et see ongi alandamine, mõnitamine, ähvardamine, otseselt füüsilist jälge ei jää, millega politseisse minna. Aga see ikkagi kahjustab. Mida siis näha on? Mille pärast on oluline rääkida ka kiusamisest? Miks me ei saa aktsepteerida seda? On see, et praeguseks hetkeks on kiusamist kui nähtust uuritud juba üle 30 aasta päris niimoodi korralikult ja süsteemselt. Uuritud on ka pikaajaliselt inimese elukäiku jälgides selle mõjusid. Ja mida saab välja tuua, et ühelt poolt kiusamise all kannatamine on hästi oluline noore täiskasvanu ja hilisema täiskasvanu ja depressiooni ennustaja. On oluliselt suurem risk ärevushäireteks. On kooli ajal käib sellega sageli kaasas kooli edutus. Rääkimata siis selles, et hakatakse kooli vältima. Ja mida veel tuuakse välja on see, et need inimesed, nende enesehinnang ja ettekujutus iseendast kui väärtuslikust inimesest tegelikult saab niivõrd palju kahjustatud, et neil on ka tulevikus üsna raske luua edukaid lähisuhteid, teostada ennast sellisel moel, kui nad võib-olla võiksid. Pole see asi ohutu ka kiusajate jaoks. Ehk jällegi uurimused näitavad seda, et lapsed, kes on kooli ajal oma kaaslasi kiusanud süstemaatiliselt pikema aja jooksul, et neil on noores täiskasvanu eas lausa 4 korda või isegi kõrgem risk
sattuda kuritegelikule teele, ehk siis olla politsei huviorbiidis juba muude, eriti just vägivaldsete kuritegude tõttu. Ja need efektid püsivad ka siis, kui on püüdnud võtta kontrolli alla ka kõiki muid kõrvalisi tegureid, a la raske olukord kodus, antisotsiaalsed sõbrad. Et ka sellistel juhtudel kiusamine on oma täiendavat riski omav tegur. Ja tegelikult, mida veel näha on see, et see samane kiusamise olukord ühelt poolt tegija jaoks ja teiselt poolt kannataja jaoks tõenäoliselt ta võib olla märka mingisugusest suuremast problemaatilisest tagamaast, sellepärast, et nii ohvritel kui kiusajatel on näiteks oluliselt rohkem suitsiidimõtteid kui kiusamisega mitte seotud kaaslastel. Ja neil on ka oluliselt suurem risk kodust ärajooksmisele. Ehk siis uurimused näitavad, et näiteks kiusamise ohvriks olnud lastel on lausa jällegi kuskil 4 korda suurem risk varasest teismeeas kodust põgeneda. Mitte, et neid ära röövitaks, vaid nad lihtsalt põgenevad. Nüüd, mis siis juhtub? Kuidas me siis jõuame sinnamaani, et üks laps lahkub kodust vabatahtlikult kohast, kus tal peaks olema tegelikult kõige parem ja kõige turvalisem? Kodu on üks kõige olulisem keskkond, mis lapsel on. Ja seal kõrval tegelikult teine väga oluline keskkond, kus laps on sunnitud olema väga palju oma noorest elust, on kool. Ja kui siis juhtub niimoodi, et ühelt poolt koolis tehakse temaga koletusi, ta kannatab päevast päeva, vahel kannatavad mitu aastat. Meil just 2013 sügisel tehtud uuring üle 5000 õpilasega Eestis näitas, et kuskil 22% Eesti lastest, koolilastest 1. kuni 6. klassini kannatab kooli kiusamise all. Ja nendest omakorda 1/4 kannatab juba mitu aastat. Siis see, mis seal koolis toimub, võib olla väga, väga dramaatiline, väga pikaajaline. Ja siis, kui see laps oma kannatusega läheb koju, mis seal kodus siis juhtub? Kas vanem kuulab ta ära? Kas vanem ütleb, et kannata ära, mind ka kooli ajal kiusati? Või teatab, et et mis ei tapa, teeb tugevaks, et püüa üle elada? Või siis, oled sa mingi mökku või, miks sa vastu ei pane? Ja need vastused saab laps alles siis, kui vanem on tegelikult vaevunud üleüldse tema muret ära kuulama. Kui laps on jõudnud sinnamaani, et üldse usaldab oma vanemat nii palju, et hakkab sellest murest rääkima. Nii et sageli kõige kurvemate lugude taga on see, et ühelt poolt laps kannatab koolis, kui ta läheb koju, siis sealt ta ka ei saa tuge, ei saa lohutust, ei saa julgustust, ei saa abi selles suhtes, et mida nüüd edasi teha. Vanem on ükskõikne või on ka vanem tegelikult ise vägivaldne lapse suhtes kiusaja. Teine variant on see, et tuleb kodus kiusamine. Hästi tüüpiline nähe on õdede vendade vaheline kiusamine. Seda on palju rohkem, kui me arvata oskame. Ja mida näitavad uurimused on see, et kui laps kodus kiusamise all kannatab, siis on väga suur tõenäosus, et teda kiusatakse ka koolis. Eks see ohvri roll kodus millegipärast kipub tulema kaasa ka ohvri rollina koolis. Ja mis siis juhtub? Kodus ei kannata olla, koolis ei kannata olla, mis on minu väljapääs? Kuhu ma lähen? Kui varasematel aegadel on uuritud kodust ära jooksmist just sellest vaatenurgast, et põgenetakse nagu kuskile paremasse kohta, millegi parema poole, siis tegelikult julgelt viimased 10 aastat on pigem keskendunud sellele, et põgenetakse sellest, et lahkuda sealt, kus on väga halb. Ja kui laps võtab kätte ja jookseb kodust ära, kuhu ta siis satub? Enamasti satub ta siis kuskile tänavale, halval juhul ka lausa tänavakängidesse. Eestis väga palju tänavakängidest ei ole räägitud, aga nad on täiesti olemas. Ja kui meil on laps, kes on kaotanud sideme kooliga, kaotanud sideme koduga, satub tänavale, on hästi suur tõenäosus, et see seltskond, kuhu ta satub, on mõnel moel antisotsiaalne. Ja nendel lastel, kes satuvad tänavale, on ka oluliselt suurem seksuaalse ärakasutamise risk.
Pluss on ka päris suur tõenäosus, et isegi kui me nad nüüd sealt tänavalt tuppa koju tagasi saame, nad lähevad sinna uuesti, kui midagi tõsiselt ei muutu. Kole lugu, mis teha? Et nüüd on tegelikult sealmaal aeg, et ma toon põrandale teise teema, minu ettekande teise olulise rõhuasetuse, ehk siis kuidas kõike seda ennetada. Milliseid ennetuspunkte te nendes lugudes näete? Mida me saame teha selleks, et neid lapsi, kes kannatavad nii palju, et nad ei suuda enam olla ei koolis ega kodus, et neid vähem oleks? Mis meil Eestis praegu käsil on see, et ma tean, et on oluliselt tõsisemalt hakatud tegelema näiteks vanemaharidusega. Vanemaharidusega eriti just näiteks riskiperedes. Ja tuuakse maale ka selliseid mujal maailmas välja töötatud, oma toimimist tõestanud tõenduspõhiseid praktikaid. Konkreetseid mudeleid, konkreetseid tegevuste komplekte, mis on leidnud kinnitust, et nad aitavad soojendada peresuhteid, aitavad vanematel paremini oma vanemlikke ülesandeid täita, nii et lapsed tunneksid ennast turvalisemalt. See on üks aspekt, vanemakasvatus. Ja nüüd me jõuame minu lemmikteema juurde, et mida saavad koolid teha. Sest ka koolidel on siin väga-väga oluline roll. Ja Eesti koolid tegelikult praegusel hetkel teevad juba päris tõsist tööd, aga peaksid veel rohkem tegema selleks, et meie laste koolis kiusamist vähem oleks. Eesti koolid paistavad Euroopas silma kõrge koolikiusamise sagedusega. 4–5 lastest kannatab. See on väga suur protsent. Väiksemates klassides poiste hulgas kuni 27, teismeliste hulgas see protsent vähemalt nende endi hinnangul väheneb. See on väga palju. Mida me teha saame? Meie õppekava, meie õiguskorraldus, mis puudutab koolielu, tegelikult on loodnud päris soodsa pinnase erinevateks tõhusateks praktikateks, mida koolis ette võtta. Mida meil nüüd veel vaja on just rohkem sellist terviklikku nägemust ja julgustust ja tuge koolidele, et saaks veel süstemaatilisemalt tegeleda ühelt poolt kiusamise ennetamisega, aga teiselt poolt ka laiemalt turvalise koolikeskkonna loomisega. Ka siin on olemas meil terve hundik erinevaid võimalusi. Meil on olemas mitu toredat programmi, mis Eestis on juba kasutusel, mis aitavad koole nende missiooni elluviimisel. Ja nüüd on siis see koht, kus iga inimene, iga spetsialist, iga lapsevanem saab minna ka oma lapse koolile appi ja küsida, et kuidas teil lood on? Mis teil tehakse selleks, et meil koolis kiusamist vähem oleks? Ja sellega te ei aita mitte ainult oma enda last, vaid ka neid lapsi, kelle vanemad ei lähe kooli küsima. Sellega mina oma ettekande siin praegu lõpetan. Tänan. Suur tänu huvitava ettekande eest. Hea auditoorium, kas teil on tekkinud küsimusi? Ettekannet kuulates tahate kiirelt kas remargi korras või ise öelda, midagi täiendada või küsida. Kui kohe ei ole, siis te olete ka meie paneelis üks panelistidest, et saate siis juurde küsida ja selleks saaks mõtteid koguda. Suur tänu! Teie ettekande lõpuks plaksutame veel üks kord loomulikult meie